Tervist, minu nimi on Aleksander Eeri Laupmaa ja eetris on Fotograafiska jutud ja täna on minuga saates Vilen Künnapuu. Tervist, Vilen! Tere! Sul on väga huvitav asi ripub kaelas. Kas sa tahad mulle rääkida, mis see on? See on üks väike talisman. Mu poja Augusti kingitus. Tema tuli, nad käisid seal Tiibetis ja Tiibeti ühes kloostrist on see. Niisugune stuupa, väike niisugune stuupa. Mulle üldse meeldivad need stuupad, tornid ja see on, kuna sellepärast mulle ilmselt August tõigi, et see on minu niisugune teema. Aga siis selle sees on ka veel midagi seal. Ja ta on ühesõnaga niisugune tore asi. Selge. Mis ühendus teil stuupadega on? See on palju teie enda arhitektuuris ka nii Tallinnas kui ka Tartus saab näha seda ilmlemas. Ma nimetan seda juba, nad ei ole mingi stuupad, nad on lihtsalt minu niisugused arhitektoonid või tornid, eks ole, vertikaalid, aga kunagi vist alguse sai nagu stuupadest, et ma hakkasin nagu tunnetama, ma olin idamaades ja siis vaatasin neid nagu seal hästi vanasid, need on nagu energiatornid ja siis mingil hetkel ma avastasin, et ma nagu näengi neid kiirgusi seal ja need energiaid liikumas ja vanad stupad just, ja isegi oli selles Tais on üks vana pealinn neil Ayutthaya ja ta on nüüd varemetes. Kunagi ta oli uhke ja ma ei tea, siis mingid Birma sõdalased siis vallutasid ja lammutasid selle linna ära, aga need stupa varemed on alles. Ja siis 3 on eriline kõva vägi sees ja ma kuskilt nägin pilti ja ma olin mingi bussi endale seal saanud ja ma joonistasin, ma tahaksin neid 3. Ma neid tean, sõitis umbes 7 tundi, et jõudis siis nendeni ja 3 tükki olidki reas ja siis seal ma tegin väikse pildi sellest ja siis järsku energiat hakkasid liikuma ja siis ma läksin mingisugust jäätist ostma ja kõik seal, üks väike tüdruk oli see jäätisemüüja tütar, ta nägi mu seda pilti ja ta nii hakkas kilkama ja sõnaga, et see on huvitav, et energiat on reaalsed asjad, et need on, kui sa neid juba tunnetad ja märkad ja siis ühel päeval võid juba ise juhtida neid natuke isegi, just läbi oma arhitekt näiteks, läbi oma geomeetria, läbi oma skitseerimise, joonistamise ja kuidagi niimoodi, kui rääkida. Ja hiljem ma hakkasin tegema, juba vaatasin, et Euroopas on samad asjad, on näiteks kuskil Roomas on, eks ole, need vanad seal, Pantheon ja need on kõik nagu meenutavad selliseid, nad on nagu Siguratt on selle sõna üks. Igasugused sõnad on, eks ole, ja nemad on huvitavad asjad ja ma olen nüüd veel igasugust ükseid arvamusi kuulnud. Ühelt poolt nad on nagu niisugused energiamasinad ja tavalised kirikutornid, Tallinna vanad kirikutornid, need on kõik siuksed, seal on kõik need samad elemendid. Aga siis üks oli niimoodi, et vanad lennuaparaadid, et kõik, ütleme, kui tulid kuskilt sealt, ma ei tea, Siiruse pealt või kus need kunagi siia tuldi, siis need olidki sellised, et need stupad nagu imiteerivad neid vanu lennuaparaate kuidagi. Et need on ka mingites vedades ja ma ei tea, kuskil Egiptuse seal nendes templites on nendes pildid olemas ja nii, et see põnev värk kõik see selline. Ütleme nii, et see on sakraalarhitektuur. Kuidas te arvate, et meie ümber olev arhitektuur meid inimestena mõjutab? Sest üks asi, mida on öeldud, millega mina väga nõustun, on see, et arhitektuur on kõige olulisem kunstivorm, sellepärast, et see on kunst, mille sees me elame. See ei ole niimoodi, et sa saad osta maali ja sa saad valida, kas on sul kodus või ei ole sul kodus, kas sa vaatad või ei vaata. Aga arhitektuuri me enda ümber selles mõttes väga vähe saavad enamused inimesed valida. Mismoodi see mõjutab meid? Siin on nüüd 2 asja, kuidas see mõjutab inimesi, kuidas mõjutab ja kuidas mina vaatan asjale. Ütleme, inimesed loomulikult, nad elavad geomeetria sees ja kuna geomeetria on, eks ole, mõjutab energiat, sagedust, eks ole, siis ta võib seda teha positiivselt, negatiivselt või ebamugava tunde teha, eks ole, võib üldse ära võtta, polegi energiat, eks ole, sa oled nagu ja võid ka väga niisuguses kõrgendatud seisundis tekitada see. Ja muidugi, et see geomeetria on tohutu jõud. Aga nüüd just mulle meeldib, mis sa rääkisid, et kunst, eks ole, see kõige suurem kunst, aga minu jaoks on nii, et ta on lihtsalt, kuna ma olen arhitektina palju tegutsenud, ta on üks kunstivorm, aga ta ei ole parem ega halvem teistest kunstidest. Ta on sama nagu fotograafia, sama nagu maalikunst, ütleme, kui me võtame 20. aastat, võib-olla natuke varem.
kas nad olid ju kõik koos, kõik need Rodchenkod ja Schillerid Ameerikas, eks ole, Moholy-Nagy, eks ole, Ungaris, kõik see oli arhitektuur, foto, teater, ühesõnaga, et mina mõtlen niimoodi, et siin keegi võttis mult intervjuud, see Marko Reikup ja et ära, mis kunstist räägid, hakka ikka räägi arhitektuurist, et inimesi huvitab arhitektuur. Ja ma ütlesin, et kui nad ei tea kunstist midagi, siis nad ei tea ka arhitektuurist, et mul ei ole nendega midagi rääkida, et sa pead seda asja teadma, see on tervik kõik. See kõik on üks suur tervik, et kõik maalikunst, fotograafia, teater, muisa, see on kõik, ma olen selle sees ja siis niimoodi ma teen arhitektuuri, aga minu jaoks on maalikunst veel eriti võimas. Maalikunst ju tegelikult kõik need muutused tulevadki, maalikunstikud käivad kõige ees, no ütleme, omal ajal oli, eks ole, impressionistid lõid täitsa teise kultuuri, eks ole, postimpressionistid, siis tulid, eks ole, seal need juba juugendimehed, kubistid, eks ole, tegid Picasso ja Braque tegid ära oma arhitektid hakkasid siis oma kuubikutega mängima, aga enne keegi ei teinud. Nii, aga ma vabandan, et ma segan vahele, aga ikkagi, et ka see põhjus, miks ma täpselt seda küsimust küsin, on just sellepärast, et isegi kui maalikunstnikud kõige enne teevad ja maalikunstnikud küllap ju lõppude lõpuks on ka kõige hinnatumad kunstnikud, kõige armastatumad, aga et nende kunst on selles mõttes ikkagi, me saame valida, kas me näeme Mona Lisat või me ei näe Mona Lisat. Aga kui me elame kuskil linnas, siis me elame selle sees ja sellel ju... Ja ma saan aru, inimeste, aga mina räägin kunstniku, ma olen ise maalikunstnik ja arhitekt ja ma saan suurema kaifi vahele maalimisest, sest ma ei tee kompromisse, ma tänagi maalisin ja seal lähed lendu, ma veel kuulasin mingit Bakkara laule ja meri paistis kaugele, nii äge oli. Aga ütleme, arhitektuuris ma pigem teen sellist, ma olen kunagi ütlesin inglise keeles, et architecture is my duty, painting is my pleasure või art is my pleasure, eks ole, ma saan oma rõõmu sellest, aga arhitektina ma olen nagu ühiskonna teener, eks ole, ma pean kompromisse tegema, on palju asju, mis ei õnnestu nii, tahad nii ehitada, teisiti või seal mingid rahadega värgid, et see on väga, ta ongi selline, ma saan võib-olla vahel ainult poole sellest kätte oma kunstilisest naudingust või kolmveerand. Kunstis kõik on sinu tee ainult ja nii, et sellepärast vanad arhitektid olidki, võtame Michelangelo oligi arhitekt, oli skulptor, oli maalikunstnik, Leonardo da Vinci täpselt samamoodi, lisaks sellele veel leiutas ja kirjutas luuletusi ja ma ei tea mida kõik, eks ole. Kas te Firenzes olete käinud? Olen ikka, jah. Nii, kui Firenzes käia ringi, metsikult ilus koht ja seal on, eks ole, hooneid, mida vahepeal ehitati 100 aastaid enne seda, kui nad said valmis. Ja kas oskate mulle öelda, mis on juhtunud viimase, ma ei tea, 700-800 aasta jooksul, et tänasel päeval kõik, mis me ehitame, siis on tähtis, et isegi kui me tahame ilusat asja, on tähtis see, et ta saaks ruttu valmis, aga lõppude lõpuks meie linnapilt on ju tänasel päeval väga-väga teistsugune kui see, mis ta oli, ma ei tea, 14. sajandil Firenzes. Mis vahepeal inimestega juhtunud on, kus see nagu väärtushinnangute muutus on juhtunud, et me enam selliseid hooneid ja selliseid, ma ei tea, hiigelkatedraale ei tee, mille ehitamine 150 aastat aega võtab? No mitte ainult Firenze, aga Itaalia, kõik need väikelinnad ja kõik on sellised geomeetrilised ja hästi paigas, teljed, asjad, kõik on kompositsioon. Ja see on siiski mitte ainult keskajal, ta on ikkagi kuni, 19. sajandil olid ka veel ikkagi väga tugevad teljed, kirikud, asjad ja ka 20. sajandil on seda ikkagi olnud, ütleme, ja nüüd on tõesti kuskil, ma ei teagi, millal siis see tuli see tootmine, see Bauhaus ja tal oli alguses, oli oma energiat, esoteerika, kõik oli sees ja mingil hetkel ta hakkas juba tootma, eks ole, hakati juba paneele tootma, maju, lõpuks tuligi see, need juba peale teist maailmasõda, siis hakati neid elamurajoone tegema kuskil Prantsusmaal, siis oli juba Ameerika igal pool ja siis terve Nõukogude Liit tegi neid, eks ole, neid paneelelamuid ja mitte ainult, terve maailm tegi neid. Siis ta läks kuidagi niisuguseks, see kunst kadus üldse ära nagu. Aga jah, aga ilmselt inimkond, ta igatseb seda. Arhitektid ikkagi, on arhitekte, kes neid asju üritavad ikkagi ka tänapäeval teha. Et selles mõttes ma nii ei ole selline. Mina veel arvan seda muuseas, et
ma usun sellesse, et inimesed, eks ole, elavad mitu elu, hing elab, et mina olingi kuskil sel ajal, mis sa ütlesid, see 14. sajand, et ma olin ka, ehitasin neid seal, arhitekt olin, just Lõuna-Prantsusmaal kuskil seal. Ja nii, et ma võin ka praegu neid teha, keegi ei keela mul, öeldakse, siis tehti ja nüüd me ei oska, miks me ei oska, me olimegi meie, kes tegime neid. Nii, aga ma olen nõus sellega, et me oskame, aga et see ühiskondlik justkui see väärtuse asetus on läinud kuskile mujale. Et see ei ole enam, et linn ei ole enam siukene nagu sakraalne, siukene püha koht. Maailm ongi materialistikuks läinud. Aga kas teil on mingi arvamus selle kohta, et kus see asi nii-öelda pihta hakkas või kus see muutus on tulnud? See on ikka kapitalismi, aga ikka ka see hilisem kapitalism ja ütleme, 20. sajandi teine pool. Aga teie, eks ole, teie olete kunstnik, teie olete arhitekt, teie esiteks see, kuidas te, üks osa on see, et loomulikult te suhtutegi, nagu te ütlesite, et see on teie kohustus ühiskonna ees seda kõike oma nii-öelda panus siin anda, aga kui te mõtlete tavainimese peale, siis kuidas te arvate, et tavainimest muudab igapäevaelus see, et ta selle asemel, et elada Firenzes, elab, ma ei tea, Lasnamäel? Võib-olla see Firenze äärelinn on ka nagu Lasnamäe, ma täpselt ei tea, aga vaata, see on ka, me võtame inimene, tavainimene, mitte tavainimese on väga erinevad, mõned on tundlikumad, mõned vähem, mõni on vahib oma telefoni ja ta ei tea üldse millegist, ta ei vajagi midagi, eks ole. Mõni ongi nagu niisugune, programmeeritud niisugune, ma ei tea, mingisugune taim, eks ole, nagu aga juba natukene juba niisugused inimesed, kes juba iseseisvamad, need muidugi vajavad seda geomeetriat ja need väga vajavad ja miks tänapäeval sõidavad kõik sinna Vahemere äärde, eks ole, just sellepärast sõidavadki, tuurivaatad on selle sees, eks ole, kõik need toredad väiksed linnad, mis seal on mere ääres ja Vahemere ääres ja aga mitte ainult mõlemal pool, Aafrika pool samamoodi, kui ägedad need on kõik. Et inimesed, ma olen ikka üldse niisugune, ma armastan maailma, armastan inimesi ja ma usun nendesse ja ma usun, et nad lähevad paremaks ja nad on kuidagi, ma näen nagu head, mulle kuidagi ei ole antud seda, et ma näen halba, aga ma näen head. Me tegime siin ühte näitust, uus naivism, ma olin nagu see kuraator ja siis ma andsin intervjuu venekeelsele Aktuaalsele kaamerale ja siis ma vene keeles rääkisin, küsisin, et kust te ma ideid saate ja siis ma koha peal improviseerisin ja vene keeles ütlesin, et minu eeskujuks on Puunuk Buratino, et tema on selline, kes eriti aru ei saa asjadest, eriti halbadest asjadest, ta ei saa aru, mis on halb ja ta on kogu aeg heas töös, kogu aeg laulab, eks ole. Kui ma ei tea, praegu vist Pinocchio, aga vanasti räägiti Buratino, eks ole. Ja siis lõpuks ma ütlesin vene keeles, see kõik oligi vene keeles. I Buratino nas очень вдохновляет, innustab meid. Et ühesõnaga, mul on selline asi, et mulle ilmselt kuidagi on niimoodi, mul ei ole seda halba karmat või mulle see negatiivsus ei ole minu nii-öelda teema. Kas te olete terve elu selline olnud? Jah, küllaltki. Eks jamasid on olnud, ikka natuke tehakse liiga aga reeglina on, ja mul isa oli ka samasugune, see oli ka niisugune Buratino kätt ja ta oli alati rõõmus meel kätt ja ta oli sõjas kõrgohvitser ja ma ei tea, mis ta seal tegi, aga kõik imestasid isegi, et ta matuselgi kõik seal meenutasid, et ta oli ka isegi sõjaväelane, kõrge auastmega. Pärast tegid Nukufilmis seal neid, ta oli Nukufilmi kunstnik ja kuidagi nii on läinud. Eks muidugi, ma võib-olla natuke liialdan, et eks jamasid ka ikka juhtub muidugi. Kas siis, kui õpitakse arhitektiks ja näiteks siis, kui teie õppisite arhitektiks ja praegu õpitakse arhitektiks, kas arhitektidele kuidagi nii-öelda õpetatakse ka seda või üldse öeldakse, et neil on justkui mingisugune kindel roll või kohustus täita selles, kuidas tavainimeste igapäevaelu möödub nende loodud hoonete vahel ja sees? Loomulikult, kui sa Artuuri õpid, sa õpid Artuuri ajalugu, sa õpid suurte arhitektide, eks ole, elusid ja loomingut ja eks ole, Frank Lloyd Wright, eks ole, Mies van der Rohe, Louis Kahn, eks ole, vaatad seda kõike, vanad arhitektid, eks ole, siin, eks ole, Palladio, eks ole, Andrea ja sealt tuleb see välja, seal on ka teooriad ja seal on ka niisugused ütlused ja loomulikult ma olen seda õppinud ja minul oli veel see asi, et mul olid vanad arhitektid, Eesti-aegsed niisugused, professor Kuusik, eks ole, Edgar Johan Kuusik, Velbri,
Wolberg, niisugused vanad niisugused härrasmehed, et rääkisid oma vahel saksa ja prantsuse keeles ja niisugused kuskil aastal 1969 ja selline jõid prantsuse konjakit, sõitsid ainult taksoga ja see Kuusik läks maalima niimoodi, sõitis taksoga sinna, takso oli odav muuseas Vene ajal, sõitis sinna Vääna sinna panga peale, takso jäi ootama, tiksub see, eks ole, taksomeeter ja siis teeb akvarelli seal, tund või 1,5. Midagi, panime asjad kokku jälle ja sõitis tagasi ja kuidagi niimoodi olid asjad, jah. Aga kui te peaksite sõnastama, mis on arhitekti kohustus või vastutus? Sisuliselt vastutus on iseendale meeldida. Mina vaatan niimoodi, et ma ei saa ju, kus ma kõike tean, et üks on niisugune, teine naasugune, ma ei saa ta sisse ronida. Mul peab endale asi meeldima. Ma pean tundma, et võt, see on õige. Ma teen õieti, et kuidagi mingi tunnetus on selline. Aga kui räägime näidetega, me kuskil Vene ajal siis olid, me tegime väljamaa konkurssi asju, me olime rohkem idealistid, siis oligi nagu kuidagi oli see, anti meile oma väikene ruum, kus oled, teed, mis tahad, siin sai ka natukene midagi katsetada seal koloosikeskused ja ühte teist veel põnevat ja aga kui tuli siis see uus Eesti Vabariik, see nüüd see praegune vabariik, eks ole, siis oli järsku mitte midagi ei olnud. Oli üks maha jäetud, nagu Tallinn oli mingi Vene sõjaväelinnak, eks ole, sõjavägi hakkas ka ära minema ja kõik oli uus, eks ole, linna need bossid ei teadnud, kuidas need mingid maaeraldusi teha ja tuli maa oleks eraomandus. Ja mitu aastat see Tallinna linnavalitsus, nad ei osanud mitte midagi teha, juba mujal hakkasid juba mingisugused asjad juhtuma ja siis need, kes seal olid peaarhitektid ja nad ei saanud hakkama ja ükskord ma jalutan mööda tänavat tuleb see Jüri Jaama, kes oli peaarhitekt. Kuule, et sa ei taha tulla linna peaarhitektist. Ma olin samal asi Millet ja tööd ei olnud, igav oli. Võib mõeldaga, et firma oli juba meil olemas, aga sealt uhkagi teha polnud. Mingid väljamaa konkursse tegime vist. Okei, et ma tulen tead ja siis läksingi ja olingi 3 aastat olin linna peaarhitekt ja seal oli sama, algul oli seal veel planeerimisvalitsuse juhataja, oli üks vend, kes ta ei saanud ka hakkama, nii et ka midagi ei juhtunud. Mina ikka üritasin, aga siis tuli veel üks karu, tead, Ain, niisugune jääokimees ja niisugune napsumees ja niisugune projekti pea, kuskilt Eesti projektist. Niisugune, ja meile öeldi, et tehke, mis tahate, veel midagi juhtuks, et ma lükkake asi käima. Ja lükkasimegi täitsa niimoodi, et me panime hakkasime mingit oma sealt mingit kirikut värki ja kuidagi siis oli vaja tekitada mingid paberid ja neid ka keegi teenust, ma iga päev käisin ja raputasin neid suuri seal ja neid ametnikke ja me ühesõnaga lükkasime selle tee nagu, kuidas öelda, lumest lahti ja siis teised tulid järgi. Siis öeldi, teevad oma asju, aga mida veel teha, oli vaja, meile öeldi, et ükskõik mida, aga pange käima asi, et ega siis see ütles ka see karu, ütles, et mulle võite tuua seda maailmast viskit, et mul raha pole nii palju. Võite mulle tuua, siis tal oli see ülemine see polkaline, seda kaljad viskisid täist. See on nüüd ka aeg. Vilen, kui teie olite Tallinna linna peaarhitekt, kas teil oli mingisugune visioon ka, et mida te tahtsite nii-öelda ellu tuua või kas Tallinnat kuidagi muuta või oli seal taga mingisugune sügavam No ja vaata, me olime enne seda teinud päris edukat konkursse, rahvusvahelisi tegime seal päris põnevat seda niisugust Arktika keskust, millest see maailma kuulsaks sinna Põhja-Soome ja Ameerikasse tegime Los Angelesse seda West Coast Gateway'd ja meil oli niisugused futuristlikke nägemusi küll, nagu linnakeskusest ja linnast ja me siis proovisime neid asju, ütleme seesama metodisti kirik natuke meenutab seda Arktika keskust, et tal on ka nagu natuke tornoviltu ja mingi kaar ja asja, niisugune, et ja selles mõttes oli hea, et me olime nagu maailma natuke näinud, just Ameerikast olime tulnud, seal me olime päris edukad seal, eks ole, nii et sellepärast meid sinna pandigi, ega see Küünapuu-Vadriku firma oli ka olemas, meil lubati ka teha midagi juba ka sinna selles suunas, aga algul oligi, ega seal oli vaja, ma ütlen, seesama metodisti kirik oligi esimene asi, mis võib-olla tulidki kõrgemad jõud appi, et sellega läkski asi käima. Temal järsku tekitatigi mingid paberid, mingisugused eraldused, maaeraldused, asjad ja mingil hetkel, ta ehitati kaua, muidugi ta ei saanud nii ruttu valmis, aga see kuidagi, ja neil polnud ka mingid rahasid. Kirikumehed olid null rahaga. Ja lõpuks oli neil ilus kirik olemas, nii et ta ütles, me ainult palvetame, et teie tehke.
ja kuidagi, nii et eks seal niisugust idealismi olnud seal kogu aeg sees. Ja siis tulid muidugi juba hiljem tulid need Viru keskused ja Radissoni hotellid ja no seal oli, aga no seal oli juba ka välismaa need investorid, asjad, neid pidi ju isegi sai palju, et oma algul nendel on projektid olemas, natuke kohendage ja võtke raha nii palju kui tahate ja ehitame ära. Aga need olid niisugused kommertslikud sellised, Viru keskus on nagu Selver, tal oli niisugune kahekordne niisugune plekk sellega tead ja palun väga, projekt oli valmis, keskelt läksid diagonaalid läbi, üks niisugune väike ümmargune väljak oli, palun, teeme Selveri ära ja korras, aga võt, ei tee, ma olen niisugune natuke jonnakas ja mind rahaga ära ei osta, aga mind huvitab kunst, ma tahan, et oleks huvitav. Raha pärast annata ikka, muidugi, ega ma siis ilma ei tee, aga see, et ja see on mind päästnud. Ma pole elu sees mitte midagi raha pärast teinud ja lihtsalt ma olen see sama Buratino, kes tahab, et oleks lõbus, et oleks huvitav. Ja siis seal hakkasime ka, seal oli palju muidugi, ei saanud kõike, seal oli kompromissid, asjad, eks ole, kapitalism oma igasuguste nende, kuidas öelda, skeemidega aga me tegime palju ära, et ma ütlen, inimesed ei kujuta ettegi, kui pärast kiruti, oi kui kole, kui rikkus linna ära. Kui palju me tegelikult sinna, kui põneva linna me tegime, kõik need siseväljakud, tänavad, asjad, mingid sillad, kõik mingid autod põrutavad kuskil üles, meil oli muidugi algul mingi Tallinna Guggenheimi muuseum, selle igasugused, lõpuks mingid Guggenheimi sinna ei tulnud, aga tuli 2 korrust raamatupoodi, tuli veel see My Fitness, ka keha ja vaim ja nii et ikkagi lõpuks tuli veel jumalanna kuju välja, eks ole, ja kõik need asjad, et ikkagi, aga see on palju kompromissi oli seal ka, et pidi tegema ka nende skeemide järgi, kuskil oli tead, sest ega neid niisuguseid tehnoloogilisi skeeme ju me ei teadnudki. Aga kuidas te arhitektina tunnete ennast sellel hetkel, kui keegi ütleb, et oi, et nii kole asi sai ehitatud, et mis see nüüd meil siin keset linna on? Vot selle teemal me üleeile oli kontsert seal Metodisti kirikus, oli üks mahva abikaasa käisin, oli see, niisugused laulukoorid olid, seal ühendkoorid olid, 2 tükki toredad koorid olid ja siis minu ees istub Peeter Simm, vana sõber mul. Ja teda on ka kogu aeg, teeb mõne hea filmi ära, siis on teda materdatud nii, et aitab. Ja siis me pärast rääkisime ikka sel teemal ja me oleme enne ka rääkinud ja ma ikka kiidan tema seda Otsa, ta tegi Georg Otsast filmi. Oi, see tehti mudaks, et seda küll on halb film, küll on kehv, kuidas see. Ma ütlesin, et see oli väga hea film. Ajast oli sees, oli see Otsa, see hoog, energia, seal oli kõik korras. Ja siis tema ütleb, aga näed, sul on kirikus siin korras ja seda ju ka kiruti, eks ole. Ma ütlesin, aga ongi tähtis, mida meie sinuga, sinu arvamus mulle loeb. Kuskil keegi, netikommentaator, ma ei oskagi neid lugeda, ma ei ole Facebookis ka ja ma lihtsalt, kuidagi nad on minust mööda läinud. Ega mulle muidugi ei meeldi, kui ma kuulen kedagi, siis ma lähen kohe saan vihaseks, aga õnneks on mul kuidagi vedanud, et ma ei ole seda jama pidanud palju kuulma ise. Aga mul on omad, keda ma pean, inimesed, kes on kultuursed, kes on tundlikud, jagavad, nende arvamus on mulle väga loeb aga ütleme, niisugune pealiskaudne kriitika ja veel lihtsalt mingi negatiivne asi, ma ei tea, see nagu eriti ei loksuta. Aga kuidas te üldiselt hindaksite Tallinnat, kui te lihtsalt Tallinnas ringi jalutate, milline see Tallinna nagu üldpilt on? Kas Tallinn nagu, ma ei tea, maailma mõistes või siis just äkki võrreldes, ma ei tea, keskaegsete Euroopa vanade linnadega, et mis pulgale me ma olen linna palju teinud, me oleme oma selle Padrikuga teinud kõiki neid, mis ma siin nimetasin, eks ole, ka veel lisaks see 3 torni seal Tartu maantee alguses või Narva maantee alguses ja see Evea Pank, eks ole, seal siis see punane, mis ta on see viadukti taga, see mis äripäeva maja, eks ole, siis on väiksemaid asju veel meil, eks ole, ja põnevaid asju ja ma vaatan linna armastusega, ühesõnaga arhitekt peab ka armastama, kuna ma siin Tallinnas nii palju olen, ma sõidan, me suved, me elame seal pool aastat seal Haabnemel Viimsist tuled autoga, vaatan seda linna ja see on kuidagi, kõik on nii, esiteks see tulek juba, sõidad seda mööda mere äärt, niisugust linnu on vähe, Chicagos on mööda seda järve äärt sõidad, eks ole, aga niisugust, et sa oled kohe ja vaatad linna, näed, vana linn, see uus City sadam, kõik on koos, see on, Tallinna pluss on see, et ta on väike,
ta on pealinn, seal on kõik pealinna funktsioonid, valitsus, ooperiteater, parlament, mingisugused presidendilossid, värgid, kumud, eks ole, kõik on nagu olemas, keskaegne, see kõrge linnus, eks ole, ja see kõik on kuidagi samas jalakäigu kaugusel, sa võid seda, need kolmnurk, eks ole, vanalinn, sadam ja see city, jalutad läbi, lihtsalt lähed ja et see kuskil ta on hea linn. Ta muidugi ta tuleks kõvasti veel teha, sellepärast mina ikka toetan ja praegu räägitakse ainult, et mingid linnaruum ja see tähendab seda, et mingid kõnniteed ja rattateed ja mingid rula asjad seal, et tegelikult ikka arhitektuur on minu jaoks maja keskne. Ta on alati oldki, majad, võttes samas Firenzes, majad ja siis majavaheline ruum, muidugi see kõik need asjad, prügikastid, värgid peavad olema, aga see ei tohi olla, et ainult, kui sa öelda, domineerima, praegu ainult sest räägitaksegi, see üle majade niisugune, lausa õpetatakse seda, siin on, ma ei tea, 10 aastat see EKA-s, kus nad õpetavad, et majad on, ääre majadest räägi, et majad, need on juba see on ka üle võetud kuskilt Hollandis, kus on tõesti maju palju juba, seal on nii palju suured linnad, siis hakati nagu neid korrastama, need linnaalasid, seal vahealasid, aga meil on veel nii palju teha, meil on ju ka vaja välja vahetada, kõik need amortiseerunud elamud, nõukogudeaegsed ja need ei kõlba kuskile, eks ole, ja samas meil on puudu. Võt me just siin üliõpilastega nüüd eile mul oli hindamine. Tegime seda Estonia teatri nüüd juurdeehitust või ütleme uut Estonia teatrit, just sinna Pärnu maantele, eks ole, seal on nii vana Estonia teater, siis Draamateater ja siis kolmnurk tekkis, eks ole, ja sinna just, kus on see plats seal ees, noored tegidki selliseid hästi erinevaid, siis ma olin juhendaja, me siis 4 kuud katsetasime, kas mahub ära, kas üldse, kuidas ta sobib sinna ja kõiksugu variante, seal oli klassikalist, seal üks oli nagu torniga veel, tulid tänavad sisse liftiga ülesse, siis lavatorni peal oli veel klaasis selline kohvik. Lähed sinna sisse ja seal on ka mingid taimed, värgid, vaatad vana linna kohe, mõtle kui äge. Kellelgi oli hästi nagu mingi munakujuline särav klaasist, eks ole, vastandus. Kellelgi oli siis niisugune, nagu mingid volditud riided, eks ole, nagu selline, nagu mingi riied hästi betoonist, üks väga tore, üks Aleksander, üks nimekaim sulga, et ta oli väga andekas poiss, tegi väga ägeda asjaga. Ja siis oli seal ka niisugused, lihtsamaid üks klaasist ja sellist ka elegantseid asju oli seal ja üks pani kohe niimoodi üle, nii et sissepääs oli Musumäelt. Nii et ta tuli Musumäelt sisse teatrisse, siis pani mingi londiga üle sinna ja seal hakkas siis see teater pihta kuidagi. Nii et ühesõnaga nii palju variante, 4. kursus, aga mis veel juhtus, kui maailma tipparhitektid tuleks siia ja ühesõnaga, mis selgus, ta mahtus ideaalselt ära. Ta ei ole üldse, ja ta on niisugune kena väike asi. Räägitakse Peatänavast uuest. Peatänav ongi see, kus midagi toimub. Palun väga, nüüd on uus teatrimaja, sissepääsud, kontserdide õhtul, eks ole, all on sul kohvikud, poed, restoranid, värgid, elu keeb, maja ees on juba mingid esinejad, seal mängivad sulle seal pilli või ja teeme ära, mitte midagi ei ole, et kogu aeg, kas mahub, kas vana linn, kas midagi vaarjab, kõik see asi, nagu siin räägitakse. Et all on mingisugused vanad varemed, väga hea, aga sinna keldrisse ei peagi minema. Need võib alles jätta, need võib eksponeerida, aga nüüd need pühased varemed, et sa üldse ei tohigi teha sinna peale midagi. Siin on tehtud, kõik on varemete peale tehtud, kõik see, mis on see Vabamuu ja need kõik need urlamajad ja need on ju kõik nende kaitsevööndite peale tehtud siin, need uuemad, et see nii, et peaks julgust olema. Võtte, tartlased on julgemad, nad teevad nagu ära midagi ja ongi, ja meil on siin kõik kardavad järsku, aga mis keegi ütleb, muidugi ütleb. Seda häda ei ole, et keegi midagi ei ütle. Aga kas viimased 20 aastat on kõiki asju plekist ehitatud lihtsalt sellepärast, et peab või kas keegi tahab ka. Sest ma mõtlen, kas või näiteks jällegi, kui ma vaatan teie maju, kas see on teie enda valik ka, vaatame näiteks Viru keskust või neid torni asju, et tänapäeval nii paljud asjad peavad olema nagu sellest siuksest hallist tuhmist materjalist. Metall on hea materjal, kui head vormi kasutad ja metalli vastu ma pole midagi, kui sa seda ilusti teedki, et aga
ta peab olema juba, maja peab ise olema, just see energiat peab korras olema ja see niisugune, ma usun vormi, kui on hea vorm, et siis te arvate, et sellisel puhul ei ole vahet, kas on tehtud kivist või metallist või betoonist? Sa võid kombineerida, et betoon, kivi, metall, klaas, eks ole, koos on ta huvitav. Ja muidugi tänapäeval on veel igast põnevad materjalid. Metallist on igast võrgud, eks ole, päris huvitavaks on see Passadis. Noh, ütleme läänes ja mujal ka läinud. Hiinas muuseas ehitakse väga huvitavad asju praegu. Te mainisite seda, et et palju on virisemist selle üle, et ehitatakse varemete peale. Huvitav asi on ju see, et kui me vaatame püramiide ja näeme me neid siis kas Egiptuses või Lõuna-Ameerikas või isegi Indias, Aasias, siis enamused püramiidid, mida me leiame, on ehitatud vanemate püramiidide peale. Ehk siis on olnud vanasti mingisugune püha koht ja siis ma ei tea, kas on tulnud uus generatsioon peale, need nii-öelda kohad, mis on olnud pühad, jäävad samadeks kohtadeks, aga lihtsalt ehitatakse nii-öelda uus see kiht sinna peale. Ja need on need energiakeskused, need tsakrad. Ja siis sinna peale tehaksegi, eks ole, üks asi lõpeb ära, pannakse jälle juurde, midagi jääb vanast alles ja niimoodi ta ongi, jah, niimoodi see käib, jah. Mul tuli pähe täiesti uitmõte, et ma olen mitu korda kuulnud sellist ideed, et põhimõtteliselt, et sa saad ühiskonna väärtushinnanguid kaardistada selle järgi, et mis eesmärgiga hooned on nende linnades kõige kõrgemad. Ja seal taga on siis see idee, eks ole, et kunagi kirik pidi alati linnas kõige kõrgem hoone olema, sellepärast, et Jumal oli meie jaoks kõige tähtsam asi, aga nüüd vaatad ringi, siis on kas pilvelõhkud, mis on kas ärihooned või nüüd, mis on viimasel ajal juhtunud, on see, et nüüd tavaliselt linna kõige kõrgem asi on antenn, mingisugune mast, eks ole. Et kuidas te arvate, et sellised asjad mõjutavad inimeste igapäevaelu? Ega Jumal on ka nüüd ka kõige tähtsam tegelane, ega ilma temata ei saa midagi. Ja need, mina vaatan vahel ka seda vertikaali lihtsalt, et peaselt on üks hea vertikaal. Isegi teletorn tipp-topp, see meie oma väga ilus, eks ole, ta on eemal, aga et võib ka olla ka mitte kirik ja see. Meil just see üks tüdruk tegi selle teatrile ka nagu, ka tempel, eks ole, tegi Estoniale veel niisuguse nagu mingisuguse Itaalia selle veel tipuga, selle kõrge ilusa saleda torni, liftiga üles, lähed üks klaassillaga sinna koobikusse. Aga jah, kirikud, muidugi, kirik on, meil Tallinnas on niimoodi, eks ole, vanalinn päris hea, kompaktne, siis on see City, ta on ka kompaktne, oma kõrgustega seal pole küsimus, see võib ka natukene kõrgemaks minna, see City pole ka küsimus, midagi hullu, see on päris tasakaalus praegu. See ei ole nii suur ka meil see City, eks ole, mõned tornid tulevad veel, sealt võib veel midagi välja ulatuda, ei ole küsimus. See Olevist oli ka kõrgem kunagi. Ta oli ju maailma kõige kõrgem kunagi. Ta oli päris pikka aega maailma kõige kõrgem hoone. Ja. Olevist on vägev. Ma just maalisin hommikust Olevist. Et ta kuidagi ilma selleta on raske saada. Ta on nii tugev. Tal on nii tugev. Ma tihti peale Tallinna teemat, siis see Olevist jookseb kuidagi sinna ilusti sisse. Ja nagu erinevate värvidega või isegi vahel ka eri proportsioonidega kuidagi. Vilen, miks on niimoodi, et sina just mainisid vanalinna, mina lähen vanalinna jalutama, ma tunnen ennast alati vanalinnas hästi, mulle väga meeldib, kui mul on päeval võimalik jalutada, ma alati jalutan läbi vanalinna. Aga samas ma lähen kuskile muusse kohta jalutama, üldse ei tunne ennast nii hästi, võin ennast lausa ebameeldivalt tunda, kui ma lähen mingitesse kohtadesse, mida ma võib-olla kõva häälega isegi nimetada, ei taha mingid kindlad linnaosad, siis mul on niisugune tunne, et mul hakkab paha seal, ma tahan sealt ära tulla. Ei, on olemas jube toredad, on ütleme see sama nüüd praegu populaarne, eks ole, Põhja-Tallinn, eks ole, seal, kuni Koplini välja, eks ole, seal on toredaid niisugused tsoone ja niisugune, ta on muutuv, eks, Pelgulinn, eks ole, mina olen kasvanud Kadriorus üles, kui see Kadrioru arhitektuur, nüüd on kahjuks on ta, paljud majad on seal ka lagunenud, on natuke mingid jama sinna ka vahele ehitatud, aga ikka Kadriorg on Kadriorg oma tiigiga ja oma seal mägedega, see sama loss, eks ole, kõik ja jälle siis tuleb Kadriorga juba tuled linna poole, siis ta juba muutub seal, ütleme need Kreuzvaldi tänav ja Raua tänav, seal on Burmani niisugused juugendmajad mõnusad, seal on veel Eesti-aegseid maju, seal Johanssoni ja see Pritsumaja, eks ole, juba ja
noh, siis tuleb see City seal, see on ka põnev, see on meie arhitektile tehtud. Mujal on niimoodi, et mida ma pean ka, noh, ka oma teeneks, meie teeneks, me ei lasknud sisse siin niisugust välismaa kommertsi, me tegime ise oma enda Meelitruu, keda ka kõik kogu aeg on sõimanud ja tema ta on sama see kaksik, see hotell, mis on nüüd seal vanalinnas, eks ole, või selles City's, eks ole, see kaksiktorn, eks ole, mis hotell see on, siis on, tal on veel see üks nagu niisuguse lainetega 11-kordne maja Stockmanni vastas ja need on kõik meie oma. Puusepp tegi selle ühispanga esimesena, eks ole, meie tegime Radissoni. See on kõik meie oma. Me ei ole lasknud sisse niisugust, no nii hästi või halvasti, aga me oleme oma energia pannud, oma armastuse sinna sisse. Nii et see City töötab. Ja minu arust tore ja noh, siis hakkab juba sealt see kesklinn, noh, natukene elu hakkab ära minema. Seal on nii, et see jälle see nüüd on see kangesti ei tohi ju kuskil parkida ja meil oli kontor tükk aega selles Pärnu maantee nüüd see lõik, mis kuni kosmoseni läheb, eks ole. See kurvi peal. Ma mäletan aega, kus see oli linna kõige äge, all oli meil see Reval Cafe, eks ole, ei, mitte see, võitlev sõna, Reval Cafe on üle võitlev sõna, VS, eks ole, see oli kõik linnafraierid olid oma lahtiste autodega seal ees, nihuke elu, mingisugused fotograafid, mingid modellid, mingisugused välismaa, need diplomaadid, mingisugused röövlid, kõik olid seal. See oli linna kõige populaarsem, noh, kohvik, restoran ja poed, asjad, autod parkisid kõik, nüüd on järsku, ei tohi kuskil parkida ja need on ära, see kiratseb, see minu meelest enam ei olegi või midagi nad natuke teevad, see nädalavahetusel see VS, eks ole, ja tühjad on ühesõnaga sellesama selle jalgratta niisuguse vaimustusega on enam autod peatada ei saa ja sa oledki linna välja suretanud. Räägitakse, et mõned linnad ongi välismaal. See on teooria jälle, teema inimsõbralik kõik, aga tulemuseks on, et ei ole enam, elu ei ole seal. Et selle mõttes, et arhitekti tuleb väga ette, neid ei tasu lasta igale poole. Nad on jälle mingi teooria kuskilt võtnud, mingi raamatu ja siis proovivad, neid peab jälgima. Neil ei tohi liiga palju võimu anda. See on täpselt see põhjus, miks ma küsisin alguses seda küsimust, et kui õpitakse arhitektiks, siis mismoodi neile õpetatakse, et missugune on nende kohustus. No, sõltub, kus kohas õpetatakse. Just ma mõtlengi ju seda. Praegu on need mingid vasakpoolsed, mingid teooriad kuskilt võetakse, niisugused pseudoteadus mingisugune, võt see on see mingi Jan Keel või mis ta on, mingisugune täielik jama, mingi linnaruum, inimsõbralik ja see on täitsa nii, et nüüd teevad need väljakuid kuskile linnadesse, vanad mutid saavad kreepsuga, et noh, need väikelinnade mingid väljakud, eks ole, noh, et hästi, et see on liiga teaduslik, et kuidagi selles mõttes, et noh, ma ei tea, noh, see on jah, tõesti, et ega neid ei saa igale poole lasta arhitekte, aga samas häid arhitekte võiks lasta. Ja see õppekoolide asi ikkagi, mina ütlen ma olen ka, ma ei õpeta seal EKAs, keegi pole mind sinna eriti kutsunud, aga ma õpetan mujal. TTÜs, eks ole, ja nüüd ma põhilise aja olen selles Tallinna Tehnika Kõrgkoolis, olen professor ja me katsetame, teeme igast asju seal ja me oleme nagu, arhitektuur on nagu ehituskunst, me liiga palju ei analüüsi või ei teoretiseeri, hakkame katsetama, joonistama kohe niisugune, noh, just et see loovus oleks hästi suur, intuitsioon ka, et sa nagu alateadvusest tõmbad midagi välja, nagu antakse võib-olla, noh, nagu öeldaksegi, et sa saad mujalt siin kas või nii, et inglite käest midagi, aga see liiga palju hakkad analüüsima ja mingit teadust tegema, praegu on nii, et nad nõutakse enne, sa pead kuu aega kirjutama mingit teaduslikku tööd, siis võid alles hakata projekteerima. Sul on juba kõrini sellest, sa ei viitsi enam midagi teha. Aga kas sealt võib kohe tulla see vahe, millele ma ennem viitasin, et kui ma käin näiteks vanalinnas või kui ma käin Firenzes, siis seal on mingisugune siuke väga terviklik selline tunnetus, et ma tunnen igal jalutuskäigul, ma tunnen ennast mugavalt ja täpselt samamoodi Itaalia väikelinnad, veel paljud kohad, aga mingites kohtades tekib nagu selline kakofoonia ja et kas võib siis olla samal põhjusel, et mingil hetkel enam seda ei tehta kui kunsti, ehk siis see ei tule justkui vaimsest poolest, vaid see tulebki kuidagi, et mõõdad, lõikad ja proovid mingid teooriad sinna taha panna. Ilus sõna, kakofoonia, ta ongi liiga palju seda väga hea, kui mingid tšakrad on, kus on mingid puhtad, ma just rääkisin, kas mingi kerakujuline maja või mingi silinder või veel, need asjad rahustavad ära seda, aga kui sul ainult see kakofoonia on ja su sisu ka ei ole, kui sul kultuuriehitisi pole, seepärast see teater olekski kesklinna väga hea praegu, et kui ta oleks veel hea arhitektuuriga, kas ta on siis tõesti mingisugune
sakraalne või ükskõik mis vormikad on, aga ta peab olema mega hea arhitektuur. Et see annaks, tartlased tegid Tigutorni Keskuse ja julgesid teha, eks ole, keset linna. Siis nüüd hakkavad tegema omale seda kultuuri, kus on muuseum ja kunstimuuseum ja raamatukogu ja kui ikka hakkavad, eks ole, et seal need puud lihtsalt puid tuleb ümber istutada või kui vaja tuleb maha võtta, see nii käib. Linn on linn, see on geomeetria, see peab olema korras. See lihtsalt on nii, et kui kuskil on vahepeal mingi tühja koha peale puu kasvada, me enam ei tohi. Tuleb ohverdada see puu, midagi pole teha. Nii see asi käib, eks ole. Me peame minema üldiselt üksikule. Me ei saa, selleks, kui me saame ühe kompaktse linna teha, kus on seal inimesi on palju, kus kõik läheb hästi, selle võrra me hoiame seda loodust ümber puhtana. Me ei pea minema laiali seda, eks ole, tervet maad ära solkima, aga linn ongi geomeetriline. Linn on ka olend. Linn on ka elab. Ta ei ole mingi kivikõrb, et kuskil on loodus. See ongi loodus, see on teistmoodi loodus. Kõik elab ja kui me armastusega teeme oma linna ja siis ta ongi, selleks on väga, ma kõigile ikka räägin seda raamat, see Allikas, eesti keeles on ta nimi Allikas, Ain Rand, eks ole, nagu Ain Rand kirjutatakse. See on ühest arhitektist, eks ole, paks raamat, Ameerika kirjandus, prototüüp on Frank Lloyd Wright ja tema õpetaja veel see Sullivan, eks ole, nagu nende, kuidas luua ja see, kuidas ta oli kõik, teda kirusid ja kõik, ta ikka tegi, võimsad asju tegi see sama Frank Lloyd Wright ja kuidas ta üldse linna vaatas ja kuidas ta kõike need ja see, see on värk, et see kuidas, milline kirg, loomingus peab olema kirg, sa teed kirega oma asja ja kui sa oled oma selle kire sees, siis las räägid, mida tahavad, ma ei jõua kuulatagi neid. See teine mainisite niisugust sõna nagu, et see loodus, et see, mis on linn, on teistmoodi loodus. Siin on väga hea koht inimestele meelde tuletada, kes kuulavad, vaatavad seda, et sõna loodus tulebki sellest, mis on loodu. See on sõna, eks ole, algus. Et kui mingi asi on loodud, siis ta järelikult on loodus ja võid ise, eks ole, välja mõelda, kes selle loonud on. Aga te olete mitu korda maininud seda ka oma varasemates kirjutistes ja sõnavõttudes, et eestlane on nõiarahvas ja ega keegi arvatavasti sellele vastu ka ei vaidle. Et kas te arvate, et see nii-öelda meie see nõiarahvus ja metsarahvus, kõik see kuidagi ka tuleb nii-öelda välja meie arhitektuuris ja meie keskkonnas? Sest loomulikult praegult on ju see, et isegi kui me iseennast selliseks peame, siis me paljuski mõtleme seda, et see on justkui nagu meie niisugune must ajalugu või et nüüd me oleme ju intelligentsed ja ratsionaalsed ja mõistlikud ja nii edasi. Aga et kas te arvate ka, et see kuskilt ikkagi seda nii pikka ajalugu ei kustuta selles mõttes ju ära, et see tuleb ikka välja kohtadest? Vanad väiksed külad, eks ole, maakiirikud, pisikesed linnad, seal ta tuleb küll välja, eks ole, taluarhitektuur. Aga nüüd, veel see uue, mis me oleme teinud 20. sajandil ja võib-olla sealt tõesti ongi nagu läinud liiga siis nii-öelda teaduslikuks või liiga materialistlikuks see asi, et see nii-öelda meie see maagiline pool on nagu natukene kannatanud või pole julgetud seda rakendada, eks ole, seesama nõidrahva sellist, raske ongi seda põimida, mina püüangi oma loomingus seda kuidagi miksida, siis seda tõesti tehnoloogiat ja kaasa arvatud ka kõike seda IT-värki ja kõike ja samas ikkagi seda, nagu ütles see Valdur Mikita, et me oleme nõiad nutitelefonidega, eks ole, et selles mõttes mul on ka olemas need asjad kõik, mis vaja ja mul on ka sõbrad ja ükskord tugevad nõiad kohe, mul on siin, kelle juures ma käin vahel ja nad on mind ka kampa võtnud ja ütlevad, et mul on ka niuke, ma olen ka natuke nagu nemad ja Leedus on väga tugevad šamaanid ja ma olen käinud nende juures seal loengut pidanud, ka šamaanitorne oleme ehitanud ka paar ilusat, minu projekti järgi nagu, seal on ka mingid tseremooniad, värgid, asjad kõik ja seal on Siberi šamaanid tulevad kohale kohe, nendel on see hästi võimas seal. Ja siis proovime seda ja samas moodsad inimesed, on seal kunstnikud, ärimehed, kes seal kõik on, seal väike laager ehitumise aja, me 10 päeva umbes ehitasime, eks ole. Ja siis olid seal mingid kontserdid, asjad kõik ja
Nii et ma arvan, et see protsess praegu käib, no igal pool maailmas, mujal ka, aga võib-olla idas isegi meil nagu rohkem, et me ei ole nii rikkunud ennast selle, no me oleme ikka, ma olen seda rääkinud, meie esivanemad olid nagu päris orjad. Eks ole, päris orjus lõppes ära 1800, ma ei tea. 73 või midagi. Ei, parem ikka 1826. Siis lõppes see teoorjus. Ja, aga orjus on orjus, vahet pole, eks ole. See lõppes Ameerikas lõppes ära 1860 või 70. Kui suures ma vabandan, et ma segan vahele, ma vaatasin selle kunagi täpselt järgi, et Ameerikas päris orjus lõppes ennem, kui meil lõppes teoorjus ära. No, whatever. Huvitav fakt lihtsalt. Aga ühe sõnaga, mis see siis tähendab, kui sa oled ori, eks ole, või päris ori või whatever, sul ei ole mingid asju, et sul on need mujal on kõikidel mingisugused tiitlid ja mingisugused tõllad ja mingisugused uhked majad või asjad, aga tal ei ole midagi tal. Ja kui sul midagi pole, siis sa hakkad enda sisse vaatama ja avastad, et see kosmos on sinu sees. See suure mikrokosmose avastad ja siis inimene avastabki oma need nõnda nimetatud nõiavõimed, eks ole. Et kui see tema, aga kui sul liiga palju välist on, sa ei saagi endaga tegelda, eks ole. Et selles mõttes meil on võib-olla vedanud, et meil ei ole meil on koht on suhteliselt vaene, ei ole seda kõike muud olnud, et see on inimestel sees, see potentsiaal. Praegu ei saaks öelda, et seda väga palju on ümberringi vaatad, kus need nõiad on, eriti ei olegi. Aga on küll, mingid laagrid on suvel ikka, kuskil on seal indiaanlased tulevad ja värgid, seal mingid joogalaagrid ja ma ei tea, mis nad see kõik on, igasugused on. See kasvab, minu arust see on tore. Seda miksida me kunstis ka püüame. Siin ma tegin seda neonaivismi näitust praegu selles Kadrioru galeriis, seal meie majas, see Kadrioru Plaza majas. Seal on just ka natuke seda natuke huumorit ja natuke moodsat värki ja päris noori ma võtsin ka kunstnikke sinna, hästi huvitavad, seal on mõned seal, panevad niisugust ekspressionismi ja naivismi segamini ja nii, et see kunsti peab armastama, ilma selleta mõni ütleb, ei, ära räägi kunstist, räägime arhitektuurist. Kui sa ei taha muga rääkida kunstist, siis meil pole ka midagi arhitektuurist rääkida, sest see kõik on. Ja selle peale veel, mis te ütlesite, ma mõtlesin ka seda, et ükskõik kui nii-öelda teadusepõhised ja praktilised ja materiaalsed ja ratsionaalsed inimesed on, siis isegi sellistele inimestele, kes kõiki neid väärtushinnanguid justkui kõige rohkem armastavad, isegi nendele inimestele kõige rohkem meeldib ringi jalutada linnades, mis on tegelikult ju religioossed usklikke tehtud, olgu nad siis Euroopas või olgu nad kuskil mujal, olgu see ristiusk või mingisugune muu usk, aga et midagi selles mõttes ikkagi on, et isegi ratsionaalse inimese hing tahab millestki ilusamast täidetud saada. Muidugi, ja, täpselt. Ja muidugi, ega samas, linnad on ikka põnevad, ütleme Moskva, hästi huvitav linn, et tal on nii palju kihte ja kõik see, mis tehti ka 20. aastatel, kõik need töölisklubid, asjad, või enne seda juugendi ajal, kõik need see kaubamaja, nagu linn, oma sillad, värgid, asjad, kõik see Kreml, see on ju itaallaste tehtud, eks ole, kõik need, ja seal on nii palju müstikat ja nii palju tasandeid, et ega linnad on põnevad asjad ja linnu võib täitsa mulle meeldivad linnad, Peterburg on teistmoodi asi, eks ole, siis Itaalia pärane rohkem niuke. Või Itaaliast rääkimata, eks ole, kõik Toskaanas, need väiksed linnad, mis on. Ja või London võimas linn, eks ole, palju müstikat muuseas, väga palju. Need on ka kõik need Hawksmoor ja kes nad olid, need suured arhitektid seal. Anna andeks, ma segan sulle korraks jälle vahele, meil on 5 minutit veel saateaega jäänud, ma küsin sult veel paar viimast küsimust. Mis mul siin saates on mitu korda juhtunud, mis on minu jaoks olnud väga huvitav, on see, et kui ma olen mõelnud mingisuguse asja peale, mida ma kindlasti tahan külaliselt küsida, siis külaline enne, kui ma ise jõuan küsida, seda toob ise selle välja. Ja see oli minu jaoks väga huvitav, et ennem, kui te mainisite enda neid erinevaid tornidega, ei, te isegi rääkid sellest, te rääkisite nendest stupadest ka see, mis teil kaelas on ja see, et mingites iidsetes tekstides on nii, eks ole, siis Veedades on ja seal Lõuna-Ameerika ka mingites pärimustes, et nad on see uskumus, et need olid mingid kosmoselaevad, mis kuskilt mujalt tuli. Ja mina siis, kui ma teie ka arhitektuuri põhjalikumalt nii-öelda vaatasin, proovisin nagu tervikuna vaadata, mitte ükshaaval eraldi, siis eriti selle pärast, kuna nad alati on mingisuguse nagu krutskiga ja alati on teie töö selles mõttes selgesti linnas kõikide muude asjade vahel ära tuntav, siis ka see esimene mõte, mis minul see
üldpilti vaadates tuli, oli see, et tegemist on nagu justkui kosmoselaevadega, mis oleks kuskilt mujalt tulnud. Mis seos teil veel sellega nagu on või kas on mingisugune asi, mis teil on teadlikult, tahtlikult alati olnud niimoodi või olete ise nii-öelda tagantjärgi aru saanud, et see justkui on see, mis te teete? Ja ega ongi, et me oleme nagu võib-olla tõesti ka mingisugused, me ise nii hästi ei teagi, et läbi meie tehakse mingeid asju ja et ma tunnen, et ma nagu teen, et ma olen nagu, et mul tuleb hästi välja, aga ma täpselt ka ei tea ja pärast öeldakse, et näed, see on, sul meenutab mingit kosmoselaeva või see meenutab, et see tegelikult käibki kuidagi, et ei ole väga teadlik see asi. Mida vanemaks saad, seda rohkem avanevad ka need saladused ja need, et ikka ühte teist tead ka juba, eks ole, kuidas see asi kõik käib ja aga ega ma arvan, et kui ikka inimkehas sa oled, siin on ikkagi paljud asjad varjatud, eks ole, alles kui sa kehast lähed välja kunagi, siis sa näed seda tegelikult, seda suurt maailma. Nagu see Platonil oli see koobas, eks ole, mingi varjud, näed, sa oled, inimesed näevad ainult väljast tulevad valguse varjusid, eks ole. Ja see üks vend, kes mingil põhjusel välja sai, nägi, mis siin väljas on, läks tagasi, tahtis hakata seletama seda ja siis kõik hakkas teda vihkama ja pidas teda hulluks, eks ole, see oli liiga raske seda taluda. Mina olen ka natuke kuskil nagu olnud kuskil ja pärast seda, kui ma tulin ja hakkasin inimestele rääkima, siis inimesed hakkasid kartma mõndked aga mul enda läks ka see, kui ma siin olin mingil hetkel vähemaks või et see mingisugune, nii et arvamus, et me oleme maailma naba, et kõik on väljaspool meid on veel väga palju põnevat ja see kõik veel tuleb ja oli enne meid ja ma küsin teilt viimase küsimuse. Fotograafis, kas meil on üks nii-öelda meie moto või põhilause, mille järgi me töötame, on inspireerides teadlikumat maailma. See on see, mille järgi me valime paljusid näitusi, mille järgi me proovime töötada ja ma sellest tulenevalt küsiksin teilt selle küsimuse, et kuidas me saame inspireerida teadlikumat maailma? Et meie inspireerime? Just, et kuidas me saame seda teha? Mis on kõige parem viis selleks? Oma eeskujuga või oma niisuguse digitõmbavusega, eks ole. Me elame põnevat elu ja siis see tekib, kuule, seal midagi toimub, lähme vaatame, mis nad teevad seal. Mitte väga reklaami teha, aga sa oledki, elad energeetiliselt ju põnevalt ja küll hakatakse huvi tundma, et lihtsalt, väga raske on hakata seal kedagi ümber veenma, eks ole, aga see kas või see saade, mis sa praegu teete siin, et just see ka natukene midagi võib-olla tekitab. No väga hea, loodame, et me natukene võib-olla midagi tekitame, aga Vilen Künnapuu, suur aitäh teile saatesse tulemast. Ja aitäh kutsumast. Suur aitäh kõigile vaatamast, kuulamast ja järgmise korrani.